Dynamo alustas oma tegevust 1996. aasta sügisel. Meie esimese võistluse korraldasime 1. mail 1998. aastal Nõmme kultuurikeskuses. Esialgu puudus hobitansuvõistlustel osalevatel tantsuklubidel oma katusorganisatsioon, mistõttu puudus ka võistlusmäärustik ja muud reeglid. Võistlusklasside osas lepiti kokku, et võisteldakse klassides algajad 1, algajad 2, hobi 1, hobi 2 ja hobi 3. Ritma 2 võistlustel osalesid juba ka 13-kordsed Eesti meistrid seniorite vanuseklassis Valeri Moskaljov-Soo ja Moskaljova, 15-kordsed Eesti meistrid Taimo Tüür, Mare Sokolova, samuti teenekad tantsupaarid Henn Pärn, Maia Sepper, kes samal aastal tulid ka Eesti meistriks Ladina-Ameerika tantsudes, Ilmar Meos, Ulvi Luht Meos ja hilisem edukas Ladina-Ameerika tantsupaar Lembit ja Taimi Härma. Nagu fotodelt näha, on kohtunikel käes hindetahvlid. Finaalis kasutati lahtist hindamist ning kohtunikud pidid igas tantsus näitama igale paarile kohta. Tervitada meie väikeses Nõmme kultuurikeskuses ja seekord juba 8. korda. Sometime, somehow, you look at me and all you see, the smile you're smiling now.
ei tõuseks vanadustega. Çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden bunu sanmıyor. Meie esimesel juubelivõistlusel Ritmo 10 pandi alus ka uuele traditsioonile. Nimelt hakkasime lisaks standardtantsude ja Ladina-Ameerika tantsude võistlustele korraldama ka erivõistlust rumbas, mida hakkasime nimetama rumbakarikas.